Spordisaade Poodium alustab taas. Nii nagu igas mängus, nii ka meie mängus on väga olulised teadmised, oskused, nutikus ja kiire reaktsioon. Kui meie saade tavaliselt on spordisaade ja sporditeemaline, siis seekord on meil teemaks erisaade. Me kõik teame seda, et eestlaste jaoks ei ole mitte midagi tähtsamat kui Eesti Laul ja Eurovisioon ja seda puhku ongi meil täna Eesti Laulu erisaade. Kas tänase saate võidab mehe tarkus või naise nutikus, saame kohe teada. Nii nagu eelmistes saadetes, nagu ka tänases saates ja kõikides tulevates saadetes, on meil saates kaks tiimi. Punane tiim ja sinine tiim. Punase tiimi kapteniks on mees, kelle lauluhäält me pole mitte kunagi kuulnud, aga ta on mänginud sadu miljoneid, tuhandeid hitte ja nii mõnelegi muusikule andnud tuule tiibadesse. Kui sa tahad teada tarka juttu motospordi kohta, siis sa loomulikult pöördud Margus Kiibri poole. Tervist! Tervitus! Millal sina viimati karaokes laulsid oma hääle paelad tagurpidi? Tõenäoliselt kuskil Rootsi laeva peal, aga ma tõstaks esile hoopis teist fakti, et ma olen kunagi olnud isegi Rammi poistekooriga Estonia laval, aga õige pea see pettus avastati ja ja siin ma olen. Ja saadeti rallid kommenteerima? Umbes nii, jah, umbes nii. Kes on sinu soosik see aasta Eesti Laulul? Kusjuures mitte üldse, ma tahaksin nagu Joosepile siin head meelt teha, aga Joosep Peetmetast ma arvan, et ma loodan, et teil läheb hästi. Et see on nagu hea asi, mida te teete ja vaeva on nähtud. See õnn on ju ainult ühe telefoni Vene kaugusel. Ja sinu partneriks täna on saarlanna taaskord. Sa tõmbad neid nagu magnetiga, ma saan aru. Nii on. Alati kaunis, veetlev, meeletult andekas, musikaalne, näitleja, multitalent, kõik, mis ette võtab, teeb kuldselt ära. Kristel Aaslaid, tervist. Lõpeta, ei pane edasi. See oli ilus. Jätka. Eesti Laul sinu jaoks ei ole võõras teema, oled olnud laval 2 korda, 3 korda. 3 korda. Oled kirjutanud lugu, oled tantsinud taustal, oled risti-rästi selle läbi teinud. See aasta sa ei proovinud, või vähemalt me ei tea seda, finaalis me sind ei näe, aga finaalis on meil 12 artisti. Mis sa neile soovitaksid, aga soovitus palun lauldes? Sinu lauluhäält? Külma närvi. See on ainuke asi, mida soovitada. Lauldes palun, jah. Ainuke asi, mida soovitada. Pidage vastu. Oh yeah. Oh yeah. Ja nii läbi terve saate. Ei, aga kuna Joosep on sel aastal seal võistlustules, siis ma laseksin tal laulda edasi. Temal on sel aastal laulud laulda. Minul on ainult kuulata ja hääletada. Kes su lemmik? Super Joosep. No, Kaks häält on olemas. No täpselt. Midagi pole teha omadele jopedele. Tuleb ikka hoida neid varbeid ja pöidlaid, et oleks siis see, et ei Joosep on sõber, et ju ma siis teen selle. Aga tõesti, täpselt nagu Margus ütles, et lugu on üli hea, üli tugev ja mis on alati olnud, olles nüüd ka Joosepiga koos võistlustules olnud, siis mis on Joosepi ja kogu selle gängi väga suur pluss on see, et kõik on läbi mõeldud ja üle võlli läbi mõeldud ja ma arvan, et see ongi nagu see siuke suur võti, miks sealt on midagi väga-väga head oodata. Poisid on Euroopas auhinde võitnud ka juba. Miks mitte? Snoop Dogg seljas ja let's go! Aga läheme edasi. Eesti mälumängu, spordimälumängude hirm loomulikult, jalgpallispetsialist ja näost näkku vaadates kadunud laulutalent Kasper Elissaar, Sinise satsi kapten. Millal sina viimati oma häälepaelad tagurpidi laulsid? Ja kadunud talent. Ma sain gümnaasiumis oma muusika hinde 4, sest ma ei olnud nõus minema segakoori. Et mu madala hääle tõttu mind sooviti sinna, aga ma sain 4, sellepärast, et ma tahtsin sporti teha. Arusaadav, aga mis on sinu jaoks kõige sporditemaatilisem laul? Kõige sporditemaatilisem laul, ma arvan, tänasel päeval on Peet Veters Monsters. See räägib jalgpalluritest ja raskest trennist. Kui sa oled näinud, kuulnud seda, siis see on sport. See on sport. Ja sinu partneriks täna tõesti rockisõpradele Peet Vetersi Joosep, elektroonilise tantsumuusika sõpradele Kartuuni Joosep ja siis mingi produtsendina oled sa siis veel teadnud ka Josels. Kui kõva spordimees oled? Spordimees, kõva, väga kõva. Ei, nagu tõesõna, ma praegu olen elus esimest korda saavutanud selle, et nüüd ma olen mitu kuud september, oktoober, november, detsember, jaanuar. Ehk siis 6 kuud olen järjepidevalt suutnud trenni teha. Mis trenni? Boksi ja keharaskustega treenimist. Et kui tavaliselt on olnud niimoodi, et
1. september ja 1. jaanuar on need kuupäevad, kus ma olen öelnud, et davai, nüüd hakkab pihta, siis see kõver läheb nagu ülikiiresti. 2 nädalaga. Kuu, 2, siis see kõver läheb niimoodi täiesti nulli ja siis hakkad nagu otsast jälle pihta. Aga siis seekord ma olen suutnud täitsa nagu hästi vastu panna. Väga mõnus, kui saaksid vahetada muusikukarjääri, sportlase karjääri vastu, teeksid seda? Nüüd jah, teeks küll selles suhtes. Oleks boksi ja Eestis. Jah. Ei, mulle väga meeldib boks. Miks mitte, noh? Hakkab minema. Hakkame tõepoolest minema, võtame ette oma esimese mängu, milleks on algviisik. Alustame algviisiku mänguga. Mäng on väga lihtne, kuvame võistlejatele ette pildi, nemad peavad ära arvama, kellega tegu. Kui vastavad õigesti, saavad punkti, kui vasta, punkti ei saa. Alustavad loomulikult Kristel ja Margus. Võtame ette teie esimese algviisiku. Vaatame kohe, kellega võiks olla tegu. No, Edaine Seti. Ei tea küll, kas on õige vastus. Vaatame. Väga raske. Võtame ette järgmise tegelase. Kes võiks olla tema? Toho tonti. Kas see võib, tead, silmade järgi ma ütleks Kristjan Kasearu. Julge pakkumine, aga no lähme. Kas tahate pakkuda? Jah. Noh, Stefan. no vaatame, kas Kasearu või Stefan. Ei ole. Sinise võistluse kapten Kasper Elisar hoopis. Uhke mootorratta seljas. Selle pildiga. Ma ei hakanud ise endast ütlema. Mida džentelmeni? Võtame ette teile järgmise pildi. Kes tuu on? Robin Juhkental. Meemimeister. Meemimeister Joblin. Joblin Ruhkental. Vaatame, kas on Joblin Ruhkentaliga tegu. Tõepoolest, Malcolm Lincoln ja Eesti Laulja Eurovisioon ja kõik jutud ja täna Raadio 2 saatejuht. Ja võtame ette teile järgmise pildi. Nonii, legendi tunned. Grand old lady. Silvi Vrait. Inglise keele õpetaja. Nagu merelaine. No vaatame, kas on nagu medelaine. On Silvi Vrait tõepoolest. On muidugi. Väga lihtsad pildid Ja on valitud. tuntud ka kui Silvi right. Ja võtame ette teile viimase pildi. Vaatame, kes selle alt välja tuleb. Nonii. Need on ju... Trennitürukud. Jaa, need on... Trennitürukud ja veteranid ja kelle peale maksab alati raha panna Eurovisioonile, sest nemad alati lähevad. Absoluutselt. Vahet pole, kes läheb, nemad lähevad. Et Joosep, ma ei tea, on nad teil pundis? Ei ole. Veel on aega. Vilgats ja Oja. Meid oli nii palju bändis, et me ei saanud back'i laudid Ai, no hea küll. Aga kes on kellega tegu? Vilgats Oja. Tõepoolest, Vilgats Oja, õed tihedad, nagu neid kutsutakse. Saite kirja siis endale 4 punkti. Kasperit ära ei arvanud. See pole üldse halb. Ei ole üldse halb, algus oleks võinud 6 saada, aga ei saanud. Kasper Joosep, sinine sats, teie algviisik tuleb siit. Võtame ette teile esimese pildi. Kellega on tegu? Sahelene. Rootsis Sahelene. Vaatame, kas tegemist on Sahelenega. Tõepoolest, Anna Šaliniga on tegu. Joosep, kuidas sa ära arvasid? Selle ma arvasin, see peaks päkkel olema. No ütleme nii, et Olete mitte vaadanud? väiksena ikka sai vaadatud seda videot. Arusaadav, ei saa pahaks panna isegi. Kui veel internetti ei olnud, siis oli MTV ja Eurovisioon. Ja VHS kasseti salvestus. Vanad Mõtlesin, te käisid raamatukogus vaatamas. Aga võtame teile ette järgmise pildi. No kes on see salapärane naisterahvas männijookste vahel? Jaanika Sillamaa. See tuli kiirelt. See tuli väga kiirelt. Kas on Jaanika Sillamaa? Tõepoolest jah, tema käis esimesena käis ju tema meid üldse Eurovisioonil kunagi esindamas ja noore plikana. Väga pull, soovitan kõigile vaadata seda salvestust, näeb väga kämp välja. Võtame ette järgmise pildi teile. Kellega tegu? Kauboita, hobuseta, kauboi. See on vist, Kes see mulle võiks tundub, olla? et see on jälle vist Lauri Vedaja. Mina ei tea, mulle tundub On, jah, Lauri Vedaja, jah. Hobune on ära lõigatud. Hobune on ära lõigatud. Vaatame, kas on taaskord tehtud Vimka ja Lauri Vedaja. Jaa, tõepoolest. Mina ei oleks ära tundnud, ma mõtlesin, et see on Evert Poom. Aitäh sulle. Võtame ette järgmise pildi. Ma olen Stefan. Nii, mis kollektiiviga tegu? Crazy Radio. Crazy Radio, tõepoolest. Leina Tamm, Võrno ja Oja. Absoluutselt Crazy Radio, Leto Svet, üks piinlikumaid hetki vist Eesti Eurovisiooni ajaloos. Sassia. Aga võtame ette teile viimase pildi ja küsime, kes on sellel pildil? Kes on tuu noormees? Vaiko, epic fail.
kuidas palun? Vaiko Eplik. Vaatame, kas on Vaiko Eplik. On Vaiko Eplik, tõepoolest, ja teie tegite puhta töö, 6 punkti, olete asunud saadet juhtima, liigume aga hoogsalt edasi. On uudisemängu aeg, see mäng on lihtsamast lihtsam. Me oleme võtnud uudistest välja tsitaadi ja meie võistlejad peavad ära arvama, kes seda ütles, miks ta seda ütles ja kunas ta seda ütles, mida rohkem tead, seda parem, aga punkte saad ikka 1. Kuna teie olete praegu jäänud meil kaotusseisu, siis nagu traditsiooniks on juba saanud, siis loomulikult anname teile alustusvõimaluse ja küsime, kes on öelnud sellise tsitaadi. Päris lihtne, ärkad üles, teed kohvi, teed putru, lõigud banaane. Neid peab lõikama eriti hoolikalt, et kurku ei läheks. Nagu minu hommik. Kes on öelnud sellise põneva lause ja kelle arust on väga oluline lõigata hoolikalt banaane, et need kurku kinni ei jääks? No tegelikult see peaks olema kõigi jaoks väga oluline. Ja, aga tema jaoks on see kuidagi eriti oluline tundub. Kas see on siis keegi, kellel võib-olla närimisega natuke probleeme? Hambad on natuke viletsad suust. Tegemist on vanema inimesega. Tõepoolest ikkagi keskealine. Jah, ütleme noor siuke poisi, tüdruku ohtu inimene. Krister liigub täitsa õiges suunas, sest mul täiesti blank. Aga no see on ikkagi maailmakuulus quote, et nagu seda võiks ju teada. Tõepoolest, seda koolides tsiteeritakse tihti. Kirjandites kasutatakse palju. Nimi. Paneme nime. Okei, paneme nime, kuna mul pole õrna jugi, kes see on. Ma tahaks öelda, et Stefan. Stefan on öelnud selle. Mul on tunne, et ta on selline mees, kes ja viimati oli ta pildi peal lapse ja kohvitassiga, nii et ma tegin sealt väikse. Ja tema see isa background ka ja kõik õige. No aga vaatame, kas Stefan isa ja auhinnad on õige vastus. Ei ole. Joosep Järvesaar siis räägib elust koletisena. Oli hoopis aga miks me ei saanud punkti võtta? Raske öelda. See ei olnud praegu see voor. See ei olnud praegu see koht. Ma teadsin, kes nii ütles. Muidugi sa teadsid. Aga võtame ette järgmise uudise teile ja vaatame, kes on öelnud sellise lause. Peale Indrekuga kallis restoranis käimist tahan ikka Mäkki minna. No, kes on Indrekuga? See on mingi naisterahvas. See on naisterahvas. Käivad kallites restoranis ja pärast tahab minna Mäkki. Kes on kuulus Indrek? Indrek Raadik, aga ta ei ole... Tema naine on öelnud seda. Ja ma mõtlengi, et nagu... Indrek on rikas. Indrek on rikas. Elisa! Arvad? No arvame, jah. No aga vaatame, kas on Elisa tõepoolest. See rikas, see on nagu rikas mees, Eesti laul. Stefan, mis asja on? Elisa siis tõepoolest rääkis raskest elust rikka mehe naisena, et peab käima kallis restoranis, kuid süda ihkab endiselt lihtsust ja McDonaldsit. Ja selle teadmisega käime ära kiirelt reklaamipausil. Reklaamipausid tagasi nagu pliksti ja jätkame uudiste mänguga. Kelle juurde kord on, kus... Meie kord peaks olema. Teie vastasite õigesti ja nüüd on teie kord. Võtame ette teile järgmise kvoodi, kes on öelnud kahju, kui hea kvaliteediga artistid jäävad tühikargajatele alla. Võt nüüd lõpuks ka mina tean, millest jutt käib. Väga teravalt on öeldud, eks ole. Väga teravalt. Kes on tühikargaja, eks ole? Jah, ja võt need on need urbanistid, kes käivad kõvatamas interneti avaruses. Valisevad oma sümfooniat seal kogu aeg, eks ole. Oi, pidev sümfoonia. Mõte neil nii rändab. On, ja tõepoolest see nii on. Sandra Nurmsalu on öelnud siis niimoodi teiste kohta. Ise ei osale, siis on hea paugutada, eks ole. Aga vaatame, kas tõepoolest on Sandra Nurmsalu. Ja tõepoolest Sandra Nurmsalu on siis pettunud, et head artistid jäävad Eesti Laulu lukse taha ja ainult mingisugune rämp saab lavale. Joosep, kuidas tunned selle kommentaari peale ennast? Noh, ma millegi pärast arvan. Või sa arvad, et sa oled ka hea kvaliteediga artist? Ei, ma nagu lugesin seda ja siis kuidagi nagu jäi sealt mulje, et päris konkreetselt kedagi mõtles ta tühikargaja all. Et ju siis on nii. Ma näen, et mina näen tegelikult, et ajakirjaniku poolt on töö lõpuni tegemata. Et
siin oleks ikka vaja teada, kes see tühikargaja on. Et siin mis sa tühja paugutad? Jääb kuidagi nagu liiga palju lahtisi otsi. Mis ma ei taha mõelda, ma ei taha mõelda, eks ole. Ja jääb nüüd selline, ütleme praegu jääb temast tühikargaja mulje, sest ta ei räägi nimedest. Paneme nimed kirja. Tule üldse oma nimega välja, eks ole. Aga mis mulle jäi sellest nagu artiklist meelde või nagu mis ma nagu mõtlesin, nagu mainis, et maksumaksja raha kasutatakse niimoodi ära. Tahaks näha Sandra firma nagu neid maksudeklaratsioone, et palju seal kogunenud on riigile. Kas just see on põhjust nagu Järvesaar Joosep ootab 2 maksude siis nii-öelda deklaratsiooni. Donald Trump ja Sandra Normal. Ja televaatajate vaatate majandussaadet Poodium. Kus me räägime maksudest ja nende deklareerimisest. Aga võtame ette järgmise uudise poisid teile. Kes on öelnud sellise laulu? Isal oli samal ajal Portugalis mäng Soome vastu. No, siit võiksime minna. Isal oli samal ajal Portugalis mäng Soome vastu. Tead. No ma arvan. Oota, aga ta ei... Kas... Aruta. Aruta kõvasti. Ei, ma tahan ka kuulda. Räägi kõva häälega. Dave Benton oli. Dave Benton on õige vastus. Dave isal oli samal ajal mäng. Kes see muu? Teab. Andreas Poom. Mis see siis? Väike kitsake. Vaatame, kas võis olla tegemist Andreas Poomiga. Tõepoolest, jaa, Andreas Poom kurtis rasket muret, et samal ajal, kui tema finaali pääses, siis Issi oli mängul. Seis on meil 5-8. Pange 1 punkt juurde, sest Kristjan on lihtsalt ilus ja tore. Mina panen juurde teile 1 punkti, sest ma lihtsalt saatejuhina võin seda endale lubada. Aga selleks, et mängutempo ei langeks, läheme edasi järgmise vooruga, milleks on koefitsiendi mäng. Kui sa tahad teada, kes võidab Eesti Laulu või Eurovisiooni, siis tasub minna lihtsalt Olibeti lehele vaadata koefitsiente ja sa saadki selle teada, sest et 99,9% juhtudest kihlveokontorid juba teavad ette võitjaid. Aga meie tahame teada ka seda, et kas meie võistlejad suudavad ära arvata, milline koefitsient kuulub millisele artistile, ehk siis koefitsiendi mäng. Ja kuna teie olete praegu taga, siis teisel kohal, siis te taaskord ei saa alustada, vaid anname sõnaõiguse poistele. Võtame ette esimese koefitsiendi 47, kellele see kuuluda võiks? Nii, see on selle aasta Eesti Laul, jah? See on see aasta Eesti Laul, 12 finalisti hulgast ühel on koefitsient 47. See on päris suur koef, ehk siis see ei ole sina? See ei ole Allikaga? Kas... Kas Elisa või Miia? Pane üks lukku. Elisal on rohkem neid hääletajaid, vaata. Miia, ütleme Miia. Vaatame, kas Miia on õige vastus. Ei ole. Inger oli õige vastus. Võtame järgmise koefitsiendi teile ette. Kellele kuulub selline koefitsient? See on vist pigem hea. See on pigem hea. See on pigem hea. Eesti Laulu kontekstis on ikka top 3-kas. Top 4 võiks olla tegelikult. Ja arvestades tegelikult seda, et meil on siin täna ikkagi ka Eesti Laulu finalist. Just. Favoriit isegi võiks olla. Üks favoriit, ikkagi selles mõttes nagu top 3, top 4 kindlasti. Paneme siis need voodi märgajad. Kas on Peetersi koefitsient? Punkt kirja. Võtame ette, poisid, teile järgmise koefitsiendi. 65. No see on nüüd uus katse siis või? No see on ikka nagu peaaegu viimane, kes saab täitsa pange sama rauda edasi. Kas on Miia? Võtame teile ette järgmise koefitsiendi. Kellele kuulub selline koefitsient? No nüüd on kas Olli või Allika? Olli Allika. Aga pane ära. Ollika. Ütle ära. Ollika ring. Paneme Allika. Kas on Allika? Ja on! Nii, poisid, võtame teile järgmise. Ütle kohe ära, mõtle. Kes seal vahelt mingi Andres kuskil või kes seal veel? Teie taga või? Kuskil seal... Andreas Poom. Ei ole. Nathan Freddy. Ja võtame teile viimase ette ja küsime, kelle koefitsient on see? Nii, meil on nüüd olnud Allika, Olli ei ole, ta on ka seal eespool, Bedwetchers on seal ja nüüd seal on, kes on veel, kelle nad käisid välja? Esikolmik. See on esikolmik või? Muidugi, 6.50. 6.50 on... Peetersen oli kõrgem. Koristama seda põhja. Olli siis on see. Vaatame, kas oli Olli. Muidugi, Olli. Väga hästi. Poisid, hävisite. Siin tuldi praegu viigiseisule teile järgi ja alustame nüüd Eesti Laulu erimänguga.
kuna Eesti Laul on ikkagi niivõrd tähtis sündmus, siis me tahame ju oma võistlejaid, mina ise ennast ja ka sind, kallis vaataja, harida Eesti Laulu teemadel. Nii et võtame ette meie esimese küsimuse, mille ma annan sedapuhku siis Kristel, tšau, sulle ja Margusele. Nii, mitmel tänavu Eesti Laulul finalistis oleval lool on eestikeelsed pealkirjad? Kas minu arust on mõni või? ei ole vist, oota. Ma võin anda vihje, et 2 laulul on eestikeelne pealkiri. Kirikul on. Siis ongi 2 ju. Ütlesid just vastus ette või? Võib-olla tõesti. Siis 2. Aga nimeta ka. Tuju ja Miia. Mis see Miia lugu just käis läbi? Oli küll, aga ei jäänud meelde. Pane ässalt Eesti Laul. No aga palun. Aga varasta. Üks samm korraga. Jah, mõlemale punkt, sest et üks teadis ühte, teine teadis teist. Väga Aga hästi, hea. tõepoolest, Väga hea. 2 laulul on, 2 laulul on ainult eesti keeles 12-st. Väga kehva tulemus. Tänase päeva mingi Võtame kuula ette järgmise saatejuhti. küsimuse, poisid teile. Millised 5 riiki moodustavad Eurovisioonil suure viisiku? Väljamaa keeles Big 5. Need on siis need, kes on ilma asjadeta. Poolfinaalita ja kohe finaalis. Need, kes kõige rohkem pappi kütavad Eurovisioonil alla. Seal on mingi... Rootsi kindlasti. On või? Seal on mingi Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, mingi UK ja Rootsi Hispaania. kindlasti Itaalia, UK, nad ei ole nii kindel. Nad on ülihalvad ja nad on alati, sellepärast ongi, nad saavad otse finaali ja seal nad põruvad, sest nad ei oska tegelikult teha, vaata. Ei ole nii Ma või? vist nii fänn ei ole. No Rootsi on kindlalt või? Rootsi ja Itaalia on kindlalt. Nii, 3 tükki veel. No Hispaania on ju ka ju, ei ole või? jah, On ju, Hispaania. Hispaania. Nii. Ja ma ootan vastust, ma ei kinnita ega lükka ümber, ma ootan tegest vastust. Prantsusmaa võiks ju ka olla. Norra. Miks nemad? Nemad ei riigi. Ma ei tea, noh. Raha ikka. Nii, loegi mulle 5 riiki. No Rootsi, Itaalia, ma Hispaania paneksin ka. Nii, 2 veel. Venemaa. Ei, nad ei osale. Jaa, nad ei saagi Saksamaa. osaleda. Saksamaa. Ja No ma paneks UK. no paneme UK. Hea küll, kas te teate? Paneksime, nii, UK, Nii. Rootsi, Prantsusmaa, Inglismaa, Itaalia. Kõik meie Väga omad. hea, kumbki punkti ei saa, sellepärast et suurde viisikusse kuuluvad Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Nagu jalkas. Suurbritannia. Et nad sinna kuuluvad. Edu neile! Ja selle teadmisega, et meie saates osalejad ei tea, kes on Eurovisiooni suur viisik, läheme me väiksele reklaamipausile. Võistluslik spordimäng Poodium, Eesti Laulu eri jätkab taas. Me oleme seisul 10-10 ja mängime Eesti Laulu erimängu. Kes meil vastas õigesti? Teie vastasite õigesti. Ei, te kumbki ei vastanud õigesti. Ei vastanud õigesti. Te ei teadnud, kes oli suur viisik ja sedapuhku siis ma annan vastuse võimaluse teile, vastamisvõimaluse teile. Ja küsimus tuleb siit. Milline riik jäi eelmisel aastal Eurovisioonil kõige viimaseks? Žüriilt ei teeninud nad ainsatki punkti. Kes oli kõige halvem? Eurovisiooni lõpud on nagu niisugused hästi ähmased tavaliselt. Ma võin vihjata teile Vihja natukene sellega, et suur viisik on seal põhjas siplemas iga aasta 0 punkti peal suhteliselt kindlalt. Äkki Saksamaa? Saksamaa, nad on ikka vahepeal ilma teinud, aga minu arust viimastel aastatel on Suurbritannia on nagu kuidagi moodi nende... No ei tule, jah? No ei tule maha see asi. Aga kas sa mäletad, eelmine aasta käis neil see TikToker? See habemega pikkade juustega tüüp. Mingi imelikud jalanõud olid jalas. Miks ma tean? Mul pole õrna näinud. Aga paku midagi. Siis juba jah, võib-olla. Saksamaa. No vaatame, kas Saksamaa võiks olla õige vastus. Tõepoolest, jaa. Marek Harris laulub on rockstar ja põrus nii, et jäi viimaseks. Poisid, olete valmis küsimuseks? No loodame. Vaatame, küsimus tuleb siit. Eesti Laulu finaalis astub teiste seas üles artist nimega Miia. Mis on tema päris nimi ja millega ta igapäevaselt tegeleb? Ta on kiropraktik Kersti Kukk, raamatupidaja Maria Lillep, turundusjuht Kristel Kaalim või müügisekretär Kadi Kreek. Päris inimesed kõik. Need on päris inimesed. Üks on kindlasti. Nagu teiste kohta ma ei oska sulle päris täpselt öelda. Ma tean, et ta oskab mingi 7 keelt rääkida. Ja ma kuulsin mingit intervjuud Tõlk ei ole siin valikus. Erik Aest. Laps käis lasteaias, tänu lapsel ta oskab natukene hiina keelt. Aga
kõik nii palju asju hämmastav. Toivad uudised. Täiesti hämmastav. Kaspar on kõva eeltöö teinud jälle. aga no Kes ma ta tean, oleks? nagu midagi võiks ju Miiaga alla seatud, et ma tõesti ei tea mitte ühtegi, aga Maria Lillep, et nagu Miia, Maria. no, ei, ma sellest loogikast saan aru, aga Sa ei ole nõus või? Aga sa ei ole nõus? Ei, ma ei tea. Ma tahan vastust saada. Ameti mõttes tundus turundusjuht lihtsalt nagu loogilisem, aga... Mina paneks raamatupidaja. Paneme raamatupidaja, see on ikka... Vaatame, kas on Maria Lillep. Ei ole. Ta on hoopis kiropraktik Kristjan Kuhn. Tunne ära konkurentsi. Ei no me teadsime nii paljude kohta lihtsalt. Väga palju tähtsad. Tal on nii hea artisti nimi Kui lihtsalt. Joosep selja ära tõmbad, Siis mine. siis tead, kelle Ei, ma just rääkisin taga seal juttu, et nüüd ma lähen kuule Kersti. Räägi sihukest asja. Aga võtame ette punasele tiimile küsimuse ja vaatame, mis teil siit tuleb. Eesti Laulu finalist M.L. ehk Merili Käsper meenutas raadios oma esimest muusikalist eeskuju. Ma vaatasin suu ammuli nende esinemisi. Kelle kohta ta niimoodi ütles? Kas Kare Kauks ja Mahavokk, Marju Lännik, Anne Veski, Maarja-Liis Ilus, Lenna Kuurma, A-rühm ja Noorgu? Kes lõi Merili Käsperil lõua läbi põranda, kui ta nägi neid esinemas ja sai aru, et nüüd tema tahab saada. Siin on nagu, kui me nüüd küsimust vaatame ja eeldame, et Lauri on selle põhjalikult ette valmistanud, muusikalisi eeskujusid. Jah. See ei ole nagu see, et Kare Kauks ja Mahavokk, see on nagu ühine tegija. Absoluutselt. Nii, ja siis järelikult minu jaoks jäävad järgi B või C. B või C. Mine sa tea. Aga miks A-rühmal viga on? A-rühma on väga... Seda ka, jah. Aga ma mõtlen, neidudel, noortel neidudel just eriti kipuvad olema eeskujudeks Lännik ja Veski. Lännik ja Veski. Nüüd võt siin tulebki see väike. Kui noor ta on? Minu arust on nii noor, et Maarja-Liis Ilus ja Lenna tunduvad natukene loogilisemad kui Marju ja Anne, kuigi absoluutselt kõikidel peaks olema need eeskujud. Viisakusest anna mulle vastus. Ma arvan, et lihtsalt vanust arvesse võttes, ma arvan, et see. See, Maarja-Liis Ilus ja Lenna Kuurma. No vaatame, kas on õige vastus. Tõepoolest, jaa. Mida loogika jookseb? Ja olete läinud 2 punktiga ette, vaata. No nii, Mis tunne on juhtida? Ära ütlemata mõnus. Ma usun. Võtame ette, poisid, teile järgmise küsimuse. Millised 2 artisti tagasid pääsu finaalvõistlusele tänu viimasele õlekõrjale ehk telefoni hääletusele? Joosep teab juba väga enesekindlalt. Pane variandid ka ikka? Ei pane. Ei panegi. Miia ja Elisa. No vaatame, kas Joosep teab õigest. Tõepoolest, ja Miia ja Elisa said telefoni hääletusega siis edasi. Margus Kristel, hoog on juba hea sees, võtame ette järgmise ja vaatame, kuidas läheb. Kuule, 2 tükkile, kas saame 2 punkti või? Ei, 1 saate ainult. Kellele Eesti Laulu finalistides kuulub see repliik? Kui 3 nime olid välja öeldud, siis ma mäletan seda tunnet küll, et pulss läks kõrgeks. Ma nautisin seda väikest adrenaliini tulva väga. See on tore, et on asju, mis tekitavad elevust. Kes on selline ilus, poeetiline, kirjanduslik? Oota nii, kes nüüd sai teda? Finaalis. Kui 3 nime oli välja öeldud, järelikult ta selle 3 hulgas ei olnud. No, see ei määra ka, sest see on suvaline järjekord, milles neid öeldakse. Väikse viksena võin öelda, et bänd ja 1 liige on öelnud ja see bändi nimi on käinud täna siit ka läbi. Kas ei ole see äkki ansambel Meelik ja minu arust, kas Kõpu ei olnud see, kes ütles seda? Kes see Kõpu on? Kõpperi poiss. Kõpper nüppi mõtled või? Aga selles mõttes, et Kapten on nõus. Kuna ma ei tea sellest mitte midagi, siis ma nagu vaatan seda lauset, lause ehitust ja kõike, siis võib olla küll. Tundub küll nagu ikkagi intelligentne inimene. Eks ju? Jaa. Me paneksime Meeliku. Ja siis nimi, kes seda ütles? Andres Kõpper. Julged välja öelda ka välega? Andres Kõpper. Kas Kõpper ütles? Jaa, tõepoolest. Hästi, võite endale jälle punkti. Niimoodi loobi pea nüüd tuleb nagu ludinal. Poisid, võtke kokku ennast. Ei no, me ju vastame õigesti, sellest annan neile rohkem punkte. Kas sa esitad pärast saadet apellatsiooni? Veel mitte, sest meil on veel võimalik võita. Võtame ette järgmise küsimuse teile nii. Kes järgnevatest artistidest ei ole veel Eurovisiooni võitnud? Apa, Celine Dion, Toto Cutugno, Måneskin ja Police. Hakkame välistama nagu või? Ei ole veel. Ei ole võitnud. Hakkame välistama, et kes on võitnud. Aba on võitnud, Celine Dion on võitnud, Måneskin on võitnud. No äkki Toto on ka võitnud või? No järelikult, on jah, La Mare mi canta, see oligi Eurovisiooni lõpp. Ei, ikka õige häälega.
häälega, palun. Paljud ei tea seda, aga Joosep on ka elukutseline Toto-Cotton ja... Eros Ramazzotti. Oli ju. Ma pane üks väike ratti Ramazzotti. Kuidas see The Police. Poliis, vaatame õige. Kas ei olnud Toto-Cotton aga kunagi sul repertuaaris? Ma arvan ikka, jah. Kerge. Eesti Eros Ramazzotti fänniklubi president. Laulu eest topelt ei saa või? No pane siis. Hästi õige, hea nali oli. Mul võis silmamunad märjaks väga hästi. Vaatame, kas me saame siin nagu küsimuste peale ka tagasi. Proovime, võtame teile ette järgmise küsimuse. Millises riigis ja millisel aastal toimus kõige esimene Eurovisioon? Anname teile valiku vastused ka. Inglismaa, Šveits, Holland, Luxemburg. Aga aastat tahaks ka teada. Oleks kena, kui ei tea. Sa saaks selle teada, on ju. Võin öelda, et enne 60-ndaid. Ennem rääkisime Joosep, et tema tegelikult ongi Eurovisiooni välja mõelnud. Et tal on nagu teatavad kaardid. Krooni alguses oli see. No, Ruba lõpus toimus see. nii, kui me võtame suure viisiku ette, siis Inglismaa on nendest ainuke, kes seal on, eks ole. Teisest küljest Luxemburg on selline rikas... Radio Luxemburg, mida siin omal ajal Olav Osolin lindistas. Ista, ma vaatasin praegu, et see D on nagu DJ Luxemburg. DJ Luxemburg, et ma jääks ka nagu selle Inglismaa ja Luxemburgi peale mingil kummalisel põhjusel. Aga kumb neist ja mis aasta? Ma ei tea, mulle... Te võite ka kaasa mõelda, et teil nagu... Ärme praegu. Olav Pihlamägi praegu vaatab televisiooni. Jumal. Ma pakuks aastaks 57 millegi pärast, aga see on täiesti huupi. Täiesti nõus. Paneme 57 ja no ma ei tea, Inglismaa või Luxemburg. No ma tahaks vastust saada. Tulista. Paneme siis viisiku pealt lihtsalt. Paneme viisiku pealt. See tundub nii süke obvious, aga laudselt on Luxemburg, paneme Inglismaa. Ja 57 või? 57 Inglismaa. Tahate parandada? Sul on mõte või? Sul on ma ei pane seda lukku veel, aga ma ütleks, mina pakuks 1956 Holland. 56 ja Holland mina pakuksin täpselt sama. On jah? Nice. Aga vaatame, mis on õige vastus. 56 Šveits. Pool punkti. 56-st ma annan talle punkti ära, poisid. See on päris hea asi, mida täppi panna. Teeme ühe kiire lõppmängu ka. Meil on Eesti Laulu finalistide nimed. Ekraanile kuvada, nende nimetähed on aetud sassi. See, kes vastab esimesena, saab punkti. Võtame ette esimese nime. Kellega tegu? Peeter! Siit tuli esimesena. Streetwear. Võtame ette järgmise nime. Janek! Punkt teine. Järgmine. Olli! Tuli siit kiiremini. Sorry. Ja viimane. Anett ja Fredi! Tuli punkt siia taaskord. Aeglaseks jäite. Seis on meil 14-17, poisid. Panid nad ka või? Panid. Seis on 14-17, poisid rebisid ette. Liigume edasi saate viimase vooru juurde, milleks on loomulikult e-sport ja meil on neil üks korralik üllatus. Meie tänase saate viimaseks vooruks on loomulikult e-sport ja kuna meil on kaks lauljat, andekat lauljat, täna juba siin stuudios kohal, siis me hakkame loomulikult mängima sellist mängu nagu Let's Sing. Mina valin teile välja ühe hea, ilusa dueti. Teie hakkate seda laulma, masin loeb punkte ja võidab see, kes kogub rohkem punkte. Ja loomulikult lauluks on meil Lady Gaga ja Bradley Cooperi Shallow. Kristel, sina ju põhimõtteliselt oledki meil Eesti oma Lady Gaga. Joosep ei ole Eesti oma Bradley Cooper. Ja kui teie olete valmis, mu kallid osalejad, ma vajutan start ja hakkame laulma. No nii, usun sinust see. Ongi sama Mees sang. alustab või? Jaa. Väga ilus juba. Juba algus on väga hea. Tell me something, girl! Vara, Joosep, vara natuke nüüd. Something, girl! Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there nothing else you want? I'm falling. Hoppa pihta said, näe. Another good time. Everyone forget. Kuidas mul rasked punkte praegu on?
okei. nii, Kristel, sinu kord. Kristil on sama palju Sama punkti. palju punkte on üks sõna öelnud. pane nüüd, jaa. Tell me something, boy. Aren't you tired of trying to fill that void? Or do you need more? Do you need more? Ain't it hard giving it so hardcore? So hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself falling for change. Koos Ilaga. And in the Pange koos bad ka. times I fear myself. Wake me up. Ja nüüd koos duetti, jaa. Joosep sai pihta isegi, väga taduvägine. Tule järgi. juhime, ei juhime. From the shallow now. Viimane noot läks. Väga hea. Ja otse Eesti Laulu finaali. Otse Eesti Laulu finaali, tõesti, ma imestan, miks teid juba kumbagi pole saadetud veel Eesti Laulule. Tõesti suurepärane. Kristel, sina sedapuhku selle süsteemi järgi selle asja siin meil nüüd võitsid. Kas te tahate proovida veel ühte laulu laulda näiteks? Tahaks, kas mingit räpi asja oleks nagu äkki hea teha või ma ei kujuta ette, mis see võiks olla, mis turgutaks meie kõigi meeli. Rahva tungival nõudmisel on Kristel ja Joosep nõus esitama meile veel ühe loo ja loomulikuks on see Kotje lugu Somebody That I Used To Know. Palun, lava on teie. See on siuke kaval lugu. Produtsent hakkas laulu ümber kirjutama juba. Sina siis alustad, jah? Now and then I think of when we were together. I could message if it meant so we could die. I told myself that you were right for me. It felt so long like a history. That love that's in me, I still remember. Väga hästi läheb, jaa. You can be addicted to a certain kind of sadness. Certain kind of sadness, yo. Like resignation to the end, almost you. So when we finally could not make sense, well, you said that we would still be friends. But all I did was glad that it was over. And now the chorus comes in. You didn't have to cut me off. Make the record happen and never learn nothing. And you don't need a love. Burning like a finger that feels so wrong. You didn't have to cut me off. I just think you're but I'm not afraid of the fucker. It's just that I don't need a love. Now you're just somebody that I get to know. Somebody. Sellisel lõbusal noodil me täna tõmbame oma saates otsad kokku.
punane tiim 17 punkti, sinine tiim 17 punkti. Rõõmsa viigiga tõmbame Eesti Laulu erisaatele joone alla. Aitäh, et vaatasid, aitäh, et kaasa elasid. Tšauki-pläuki!